loeme siis siit meie juhendist, et mida me tegema peame. Ja meil on siis öeldud, et me teeme päikesesüsteemi mudelit, milles päike on kahandatud 10-meetrise läbimõõduga keraks. Nii et kui meil on alguses päikese läbimõõt, et te kuskilt otsima ei peaks, siis lehekülje teisel poolel on kõik need mõõdud antud, on siis 1 392 000 kilomeetrit. 1 392 kilomeetrit. Ja meie kahandame selle, siis peaaegu 1,4 miljoni kilomeetrise läbimõõduga keha, eks ole, 10-meetriseks. Nii et päris päike on 1,4 miljonit kilomeetrit, meie mudeli päike on 10 meetrit. Ja kui me teeme sellise muutuse päikesega, siis me peame kõikide nende päikesesüsteemi kehadega, aga me vaatame ainult planeete teiega, tegema läbi sama suure vähenduse. Ehk siis, eks ole, kui meie maa läbimõõt on ju, siin on kirjutatud siis 12 774 kilomeetrit. Siis, eks ole, mudeli läbimõõt peab siis kahanema sama palju kordi, kui palju kahanes päikese läbimõõt. Ja kui maa, on päikesest peaaegu siis 150 miljoni kilomeetri kaugusel, siis sellest 150 miljonist kilomeetrist peab saama, eks ole, täpselt sama palju kordi lühem kaugus, kui palju vähenes siis päikese läbimõõt. Nii et me peame tegelikult teiega tegema tohutul hulgal arvutusi. Ja millised arvutused me siis tegema peame, on siis öeldud, eks ole, siin selles meie töökäigu esimeses punktis. Ehk siis me peame kõigepealt arvutama seda, mitu korda erineb päikese läbimõõt planeedi läbimõõdust. Kui mul on kaks objekti, eks ole, siin on siis päike ja siin on siis mingisugune planeet, näiteks maa, siis kuidas ma saan teada, mitu korda on päikese läbimõõt suurem maa läbimõõdust? Mis tehte ma tegema pean? Jagama, just nimelt. Siin on öeldud, et see on siis tegur A ja ma pean siis päikese läbimõõdu jagama maa läbimõõduga, eks. Kui ma tahan teada, mitu korda on päike suurem kui, Merkuur, eks, siis ma jagan päikese läbimõõdu Merkuuri läbimõõduga. Kõik vajalikud suurused on meil teada, teeme koos läbi kõik selle maa jaoks siit. Nii et selleks, et saada teada, mitu korda on päike suurema läbimõõduga kui maa, ma võtan ja jagan päikese läbimõõdu, mis on meil siis tabelis antud 1 392 000 kilomeetrit maa läbimõõduga, milleks on siis 12 774 kilomeetrit. Nii et selline arvutustehe tuleb meil siis teha. Ja 1 392 000 jagatud 12 774-ga. See on umbes 109, eks. Ümardame ta 109-ks. Ehk siis
arvutades saime me teada, et päikese läbimõõt on maa läbimõõdust 109 korda suurem. See 109, eks tuleks siis kirjutada siia. No, sama hästi me võime ju öelda, et maa läbimõõt on päikese omast 109 korda väiksem. Eks. Nii et kui päikesele vastab kera läbimõõduga 10 meetrit, siis kuidas ma saan selle maale vastava läbimõõduga kera läbimõõdu? Ja jagan ta 10 meetrit, eks ole, selle 109-ga. Sest et kui päike on 10 meetrise läbimõõduga kera, siis peab maa olema temast 109 korda väiksema läbimõõduga. Järelikult, eks ole, maa läbimõõdu saame, kui me 10 meetrit jagame 109-ga. Umbes 0,09 on see vastus tõesti. Ehk siis teiste sõnadega, kui päike on 10 meetrise läbimõõduga kera meie mudelis, siis maa läbimõõt selles mudelis on 9 sentimeetrit. 10 meetrit ja 9 sentimeetrit. Näete, selle jagamistehte 10 jagatud siis selle läbimõõdu erinevusega. Kirjutame nüüd siia teisel pool lehel olevasse tabelisse, kus siis on meil kirjas see, et kui suur on siis selles mudelis maa läbimõõt. Aga eks ole, lisaks läbimõõdule on üsna oluline ka ju näiteks mass. Ja meil siin on öeldud, et selle 10 meetrise keha massiks on 1 tonn ehk siis 1000 kilogrammi. Kui, eks ole, päris päikese mass, näete, on selline, selle kirjutamiseks tuleks siis, no ütleme siis nii, 2-le kirjutada järgi 30 nulli. Siis, eks ole, siin on selle päikese massiks siis 1 tonn ehk 1000 kilogrammi. Ja nii mitu korda väheneb mudeli mass võrreldes päikese massiga, peaks ka siis vähenema selle maa mudeli mass võrreldes maa massiga. Ja maa mass on toodud meil siin, see on 5,97 ja 10,24 nulliga. No ma ümardan praegu siin 6. Aga et ma saaksin teada, mitu korda peab see mudeli mass olema väiksem, kui on päikese mudeli mass, pean ma järgnevalt arvutama välja, mitu korda erineb maa mass päikese massist. Ja nii nagu ma tegin seda siis siin nende läbimõõtudega, teen ma ka siis samasuguse tehte, aga nüüd siis massidega. Ehk siis masside erinevus on päikese mass jagatud maa massiga. Ja vastavad suurused võtame siis siit meie tabelist. Nii. Eks. Päikese mass on siis 1 989 000. 1 989 000.
ja tegelikult ma peaksin siia veel 24 nulli otsa kirjutama. Eks. Kilogrammi. Ja maa mass on siis 5,97 ja korda ka 10 astmes 24, ehk sellele 5,97 tuleks siis 24 nulli otsa panna. Mis meil juhtus? Näete, murrujoone peal on 10 astmes 24, murrujoone all on 10 astmes 24. Me saame need ära taandada, nii et meil ei ole vaja neid 24 nulli kalkulaatorisse toksida. Ja järgmiste tehete tegemisel, eks, võibki piirduda siis lihtsalt nende arvude jagamisega, mis on tabelis. Paneme siis need arvud asemele ja arvutame 1 989 000 jagatud 5,97. 333 166 on see vastus. Nii mitu korda on maa mass väiksem kui on päikese mass. Järelikult, kui meil päikese mudeli mass on 1 tonn ehk 1000 kilogrammi, siis maa mudeli mass peab olema sellest nii mitu korda väiksem. Eks ju? Sest et maa mass on päikesest nii mitu korda väiksem. Järelikult mudeli massi leidmiseks pean ma siis selle 1 tonni ehk 1000 kilogrammi jagama 333 166-ga. See on tonnides, eks ole, 1 tonn on 1000 kilogrammi. 1000 jagatud 333 166. See on umbes täpselt 0,003 kilogrammi. Ehk teiste sõnadega 3 grammi. Ja selle 0,003 kilogrammi kirjutame siis ka siia meie projekti sisse. Et me teame, et kui me tahame valmistada siis selle maa koopiat, eks, mis oleks nii mitu korda väiksem päikesest, kui mitu korda on siis see päike vähendatud, ja et ka mass oleks sama palju kordi vähendatud, siis, eks ole, meil selle maa mudeliks selles mõõtkavas, kus siis päikese läbimõõt on 10 meetrit ja mass on 1 tonn, siis maa mudeli läbimõõt on 9 sentimeetrit ja mass on 3 grammi. Eks nüüd mõelge, 10 meetrit ja 1 tonn ja nüüd on siis see maa, mille läbimõõt on 9 sentimeetrit ja mass on 3 grammi. Aga meil on vaja ühte asja veel vähendada ja see on nüüd siis selle maa kaugus päikesest. Me rääkisime eelmises tunnis sellest, et maa tiirleb päikesest umbes 150 miljoni kilomeetri kaugusel. Näete, see on siin, mul on siia see 333 166 jäänud kirjutamata. Ja nüüd ma küsin enda käest, et mitu korda on siis selle maa kaugus päikesest suurem, kui on päikese läbimõõt. Eks.
kui ma siiani tegin tehte, kus ma jagasin, eks ole, päikesega seotud suuruse, maaga seotud suurusega, eks ole, päikesega seotud suuruse, maaga seotud suurusega, siis nüüd ma pean tegema vastupidise tehte. Ma pean jagama maaga seotud suuruse päikese läbimõõduga. Vaadake, siin on nüüd üks selline liigutus tehtud mulle, et ma neid 6 nulli siia 150 miljonile lõppu kirjutama ei peaks. On, eks ole, 6 nulli ära võetud ja kirjutatud need siia. Me peame ka siit päikese läbimõõdust need 6 nulli ära võtma. Eks? Kui siin on 1 392 000 ja ma võtan siit ära, eks ole, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nulli, siis, eks ole, arv, millega ma jagama hakkan, on 1,392. Need nullid on siia üles kirjutatud. Selle arvu nullid on siia üles kirjutatud ja päikese läbimõõdu nullid on ka siia üles kirjutatud. Ja kui ma nüüd küsin, et mitu korda erineb maa kaugus päikesest päikese läbimõõdust, eks seda on siis tähistatud tähega L, siis ma pean selle 149,6 miljonit jagama 1,392 miljoniga. Ja jällegi nii nagu, eks ole, meil eelmisel oli, miljonid taanduvad ära ja järgmistes arvutuses neid miljoneid tehtesse kirjutada pole tarvis. Aga me peame siis jagama 149,6 1,39 või 149,6 jagatud 1,392. See on 1070 149,6 jagatud 1,392. 107 meetrit või? Või 1000? 107 vist on. 107 korda on siis see maa kaugemal, kui on päikese läbimõõt. 107 korda erineb siis maa kaugus päikesest päikese läbimõõdust. Ja kuna, eks ole, mudelis on meil päikese läbimõõt 10 meetrit, siis järelikult see meie 9 sentimeetrine maa peab siis sellest 10 meetrist olema 107 korda kaugemal ehk siis 1070 meetri kaugusel. Et põhimõtteliselt, kui meie päikesesüsteemi mudelis oleksid ainult päike ja maa, siis on meil need mudeli mõõdud paigas, eks. Meil peab siis olema kuskil päike, eks, mille läbimõõt on 10 meetrit ja mass on 1 tonn, eks. Sellest
pisut rohkem kui 1 kilomeetri. Ehk siis 1070 meetri kaugusel peab tiirlema siis see maamudel, mille läbimõõt on siis 9 sentimeetrit ja mille mass on 3 grammi. Eks mulle tundub, et hakkab vist paistma see, et on päris keeruline seda mudelit valmistada, eks. 10-meetrine päike on päris suur. Okei, me võime ta panna, eks ole, siia koolimaja parklasse, eks. Aga maa on siis, no, pingsipalli suur, isegi pingsipallist pisut vist natukene suurem, aine. Ja ma pean selle viima kaugemale kui kilomeeter. Ehk siis tegelikult on joonise tegemine, kus on päike, maa ja nende vaheline kaugus õiges mõõdus võimatu, eks. Sest et kui ma tahan, et see lõik siin mahuks mul paberile, siis päike peab olema sellest lõigust 107 korda väiksem ja maa läbimõõt peab omakorda veel 109 korda olema väiksem. Ehk siis maa, no ma arvan, et ka see täpp siin oleks suurema läbimõõduga kui see maa läbimõõt, mis oleks siis selle joonise järgi õige. No tuleb lihtsalt leida sobiv materjal. Tuleb vaadata Bauhausis riiulite vahel ringi, äkki on midagi seal. Vot, aga nüüd on teie ülesanne. Teie ülesanne on teha täpselt samasugused tehted kõigi ülejäänud planeetide jaoks ja arvutada välja, et kui suur on siis Merkuuri mudeli läbimõõt, Veenuse mudeli läbimõõt, Marsi, Jupiteri, Saturni, Uraani läbimõõdud, sama massid ja kui kaugel näiteks siis peaks olema see Neptuuni mudel sellest 10-meetrisest päikesemudelist, et ta oleks proportsioonis. Teil on selle arvutuse tegemiseks aega järgmise reedeni, ehk siis 1 tund jääb vahet. Nii et terve nädal on teil selle arvutuse tegemiseks aega. Me võtame lihtsalt uut osa järgmine tund. Et see on